Tere, olen Eve Reisalu ja vaatame, kuidas plakatile siis nüüd panna ka pilte juurde. Meil on olemas kiri ja meil on olemas taust. Ja nüüd ma tahan lisada sellele plakatile pilti. Valin siit sisesta ja pilt. Teine variant on valida siit sisesta kujutis ja pilt. Jälle, kui meil on olemas arvutisse laaditud pilt, siis saame valida siit laadi arvutist üles. Kui mul aga ei ole, siis on võimalus otsi veebist. Samuti on ka võimalus Drive'ist ja need kõik teised võimalused ka. Nii, aga praegu võtame otsi veebist. Ilmub siia paremale poole kujutise otsing. Ja siia kirjutame nüüd. Näiteks mina soovin lihavat jänest. Nii, panen siia inglise keeles ja nüüd ongi siin päris mitmeid pilte. Nii, valin siit pildi ja siit suurendusklaasi märgi alt kujutise eelvaate alt ma saan vaadata seda pilti suuremalt. On näha, et see on kenasti selline ilma taustata pilt ja siit ma saan ka näha, kas see on, millised on tema autori õigused. Ja siin on nüüd öeldud, et on free foto, aga kui ma siia lingile klõpsan, siis ma näen ka, kuhu lehele ma lähen ja ma saan neid autori õiguseid täpsemalt vaadata, et siin on kenasti näha see. Ma võtan uuesti oma esitluse lahti ja panen sisesta. Nii natukene ootamist ja see pilt ilmus mulle siia plakatile. Saan pildi suurust muuta. Pildi suurust muudame alati siis nurkadest, sest kui ma muudan teda külgede pealt, siis tema pildi proportsioonid lähevad valeks. Nii. Siis tahan uue pildi panna, panen jälle, kas siis sisesta või siis siit pilt otsi veebist. Ja valin siit mingi muu pildi ja jälle sisesta. Eelnevalt ma saan siis üle kontrollida, milline need autori õigused on. Ja niimoodi ma saan siis neid pilte siia lisada ja neid pilte ma saan ka siit pöörata, näete asendit muuta ja nende piltidega siis siin toimetada. Kui ma tahan piltide juures otsi veebist näiteks värvipilte, siis ma lisan siia sõna drawing taha näiteks ja tulevad mul need sellised pildid, lapsesõbralikumad pildid võib-olla või jälle saan vaadata, milline ta on. Siin on ka öeldud juba veebiaadressil, et free image. Panen sisesta ja aga näete, sellel pildil on nüüd olemas ka valge taust ja see mulle hästi ei meeldi, et see niimoodi on. Ma saan muuta tema järjestust, et saadan teda tahapoole, vaatame, mis siis juhtub, saada tahapoole, et ta läheb siia kirja taha, ma saan teda panna, aga see valge taust jääb tal ikkagi. Et kui ma leian talle sellise koha sellele pildile, kus see valge taust nüüd ei võta mul muud pilti ära, siis ma võin teda täitsa niimoodi ka tegelikult jätta. Nii, aga et parem on siis, kui neid valgeid või neid muid fototaustasid siia pildile ei jää. Aga mõnusat piltide otsimist ja katsetamist.